ja see on siis 43 aastat. Ja kui ma arvestan, et noorest peast ma tegin ikka 2 ruutmeetrit, tegin nagu kuus, et arvesta siis, eks ole, 24 ruutu on siis nagu aastas, eks ole. Ja siis 10 aasta peale on 240 ja 40 aasta peale on siis palju, 2000 ja veel peale. No ja siis äkki mingisugune 1200 ruutu või. Ema oli mul ka kutseline kangakuduja. Tema oli sidusõpetuse ja sellise traditsionaalse kangakudumise meister, aga tulid uued ajad ja siis hakati hindama naiskombainereid ja see käsitööoskus ja kangakudumine, seda peeti võib-olla selliseks mitte väga soositud tegevuseks, et kes kodus nokitsas, see nokitses. Aga ma arvan, et geen liigub. Ja see vanaema imelised käsitööesemed on mul praegugi päris kenas hulgas kummutisahlites peidus. Ja siis, kui oli keskkooli lõpetamine, mul oli võrdlemisi hea tunnistus ja mõtted olid kas filoloogiks eesti keelt või hoopis juurat, et seal natuke õigust mõista kellegi üle. Aga see kunstitõmme oli ikkagi nagu kõige suurem ja astusin ma siis kunstiinstituudi, siis oli see ERKI, Eesti Riiklik Kunstiinstituut, praegune Eesti Kunstiakadeemia. Esimesel aastal ma muidugi ei saanud sinna sisse, läksin oma joonistustega, öeldi, et annet on, aga teil on vaja siin veel õppida, perspektiivi ja akti. Käisin ettevalmistuses ja teisel aastal saingi sisse, meid oli 8 kohale, 2 võeti ja ma sain. Ja see õppestuudium oli ikkagi fantastiline, see oli minu ala. Ja lõpetasin ma siis 1976 cum laude. Alguses ma töökohta ei saanud. Ma olin sellises väga tehnilises asutuses nagu Põhja-kõrgepingevõrgud, olin kujundaja. Siis olid sellised ajad, kus oli vaja teha kujundust, pakkida ilusaid kingitusi ja siis auaadresse kirjutada kaunilt. Aga tegin ma kavandeid kunstikombinaadile Ars ja imet, noor kunstikuna ma sageli võitsin neid konkursse kavanditel ja minu kavandite järgi siis tehti linikuid, vaipu, aga mis väga tähtis nišš, ma suutsin ennast sisse süüa šakaarkangale ja praeguse Estonia teatri sisekujunduses kasutatud lava eesriided on juba uus variant, uue Eesti aja variant, aga nõukogude aja lõpus, kui Estoniat renoveeriti, siis need kavandid on minu kavandatud. Seal oli 3 roosa astet ja iga kord, kui ma Rahvusooperis käisin, siis ma mõtlesin, jess, minu tehtud. Ja selle on tore tagasi mõelda. Ajad muutusid, kukkus kokku see kunstikombinaat Ars ja siis ma olin gümnaasiumis, olin kunstiõpetaja. Aga siis mul hakkas nii hästi minema meie galeriis lühikeses jalas, et siis 2002 ma hakkasin vabakutseliseks ja tervest ilmast osteti neid vaipu ja neid on tõesti üle maakera. Skandinaavia stiil on ju selline 1 klaaslaud, siis 1 klaastaldrik, seal peal 1 apelsin. No aga kes sedasi elada saab? Aga tasakesi leidus kauneid ruume, kus võiksid sellised asjad olla, kaminasaalid, võib-olla siis mingisugused sellised fjordide kodud. Ja suur õnn oli see, et Ageri kirik arvas, et nendel võiks olla midagi autoriloomingust. Ja kui õpetaja Jüri Valsalu mulle selle pakkumise tegi 2011 jaanuari külmal päeval, telefon oli kotis väga sügaval alumises nurgas. Siis me kõnelesime ja selle aasta suvel oli esimene komplekt roheline juba valmis ja seda tööd siis jätkus 2013. Siis olid kõik need 15 vaipa, liturgias on 5 värvi
ja kõikidele nendele värvidele oli siis 3 vaipa. Altarikate, retaablipõll nimetatakse, kantslikate, väikseke ja siis kirjapult, kus siis teateid antakse. Niisugune mõte tekkis, et kuna meil on selline kunstnik siin Kohila vallas, et äkki ta oleks nõus tegema ka sellised liturgilised altarikatted. Aga siis lihtsalt helistasin ja tahtsin kuulda Ehalile esimest reaktsiooni, aga see esimene reaktsioon oli juba ääretult positiivne, nii et sealt edasi läks asi kuidagi väga loominguliselt ja ruttu. Siis hakkasime kavandeid tegema ja kohe varsti hakkasid sedasi 2 erinevat värvi aastas, umbes sellise rütmiga. Nii et 2,5 aasta jooksul kõik 5 erinevat liturgilist värvi said tehtud. Niisugused valguskiired, mis sealt alla tulevad, et iga ristikandja on siiski ka valguse näitaja ja väga läbimõeldud ja ilus tähendus tegelikult. Ja siin altari taga on siis nende vaipade hoidla, mis parasjagu ei ole kasutusel. Ja rohelised altarikatted on kõige pikemat aega üldse kasutusel. See on nõndanimetatud pühade aja värv, samas võiks öelda ka eluvärv. Nii et siin on väga palju erinevaid sümboolikaid. Muidugi altarikattel on jälle ikkagi sümbolitega tegemist. Keskel on Kristuse monogramm, Xi ja Rho, kreeka tähed siis Christos. See on Kristuse monogramm ja siis kahel pool ääres siin on 5 leiba ja 2 kala, see on üks nendest Jeesuse imetegudest, toitmisimedest. Seal, kus tuvi kujutatakse pühavaimu sümbolina, seal ta on alati laskuv, mitte tõusev tuvi. Picasso, siis kui ta võttis selle tuvi sümboli poliitilise võitluse sümbolina kasutusele, siis tema mõte oli ikkagi selles, et rahu tuleb seal, kus on Jumala rahu. Et kui Jumal annab seda rahu, siis tuleb seda rahu ka siia maa peale ja kui seda Jumalalt rahu ei ole, siis võid võidelda, kui palju tahad, aga see rahu pole kusagil. Aga täna muidugi enam seda lugu ei mäletata ja keegi ei teagi, kus kohas see valge tuvi on saanud niisuguseks rahu sümboliks. Lastakse lihtsalt punasel väljakul tuvisid lendu ja vaadatakse, et rahu tuli iseenesest. Aga mis sa teed? Sellised me oleme. Noh, see tagasiside teeb ikkagi suht õnnelikuks, et üks vana inimene, silmad juba teisel pool silmapiiri, ütles mulle, proua, need jäävad teile üle teie elama siin. No minu silmad on varsti kinni, aga need jäävad peale teie. Ma hakkasin nutma selle peale. Hästi tore. Ja noh, ikkagi see kavand on kõige alus ja kui mõtled, missugust teha, siis see küsimise peale, et paluks üks idee, nii see ei tule, aga see tuleb kuidagi ootamatult mingisuguses seoses ja küll looduse varju pealt mingisuguse mesilase tiivalöök ja võib-olla hoopis kivipinna pealt, nagu see suur seeria, mis praegu on hoiul Mark Soosaare juures. Kuna tänapäeval on ikkagi selline kiirustav ühiskond, siis et noh, ja kuidas elavad ju noored. 2 aastat Kanadast, aasta Austraalias ja pool aastat kuskil seal Lõuna-Ameerikas, et sellist põlist asja. Noh, inimesel on üürikodu ja võib-olla ta hoopis on seljakotiga inimene, et siis ta nagu ei mõtlegi, et tal võiks olla mingisugune selline
püsiv suur elamine kaminasaaliga, vaibad seinas. See oli meie tore 17. sajand, ülikutel olid need sellised kuninglikud kingitused. Aga Lennart Meri, meie ikka võib-olla kõige armastatum president, mis kõige, kindlasti kõige, et tema kantselei tellis minult 2 vaipa presidendi kingituseks, Kreeka presidendile ja Malta presidendile. Ehalill Halliste on selline nähtus Kohilas, selline haldjalik nähtus, et minu jaoks ei ole seda hetke, mida ma mäletaks kui esimest kohtumist Ehalillega. Minu jaoks on Ehalill alati olemas olnud. Ma ei mäleta, millal ma teda tundma sain, aga me oleme kogu aeg kokku puutunud ja tema oli alati Kohilas olemas. Juba lapsed, kes omavahel mängisid ja eelkõige muidugi tema looming. Et see, mismoodi ta märkas, väärtustas ja oskas ümbritsevat ilu panna oma kunstikeelde, et see kõik on hästi-hästi armas. Et mõnes mõttes on Ehalill see, kes on viinud Kohila Eesti kaardi peale. Ja need külaskäigud tema vaibatöökotta, need on ka alati sellised lummavad hetked. Et kui sa hakkasid rääkima sellest, kus sa pärit oled, siis läbi Kohila rääkisime ära tegelikult kogu Eesti rahva ajaloo. Iseenda läbi, miks me Kohilasse sattusime, kuidas me siia tulime. Et kui ema isa tulid Siberist, tahaks öelda lähetuselt, aga väljasaatmiselt tagasi, siis ei lastud neid ju Tallinnasse, vaid oli see 35 kilomeetri ring ümber Tallinna. Ja seetõttu sattusid ka nemad Kohilasse, nagu ka teised väga paljud väljasaadetute pered. Ja läbi selle nii-öelda Kohila loo saan ma rääkida ära kõikidele välismaa diplomaatidele ja inimestele, kes huvi tunnevad, mis asi see on, et alati on see esimene sissejuhatus. Et nii ilus kunst, et mis ja kus ja mis asi see on. Ja siis ma alati uhkusega ütlen, et see on minu Kohila vaip, sest ma tulen sellisest väiksest linnast, mis kasub imekauni jõe kaldal. Ja see jõgi ongi siis siin Ehalille vaiba peal ja taustal on siis punased vahtrad. Et see oli selle vaiba lähtepunkt ja ma tahtsin, et siin oleks Ehalille armastust sees ja see omakorda on see, mis on ka minu tunded nagu Kohila vastu ja Eesti vastu üldse tervikuna. Ja kui sinu kodus on kunst, mis on mõeldud eksponeerimiseks teistele, siis on see väga hea jututeema algus. Et tullakse, küsitakse ja sul on põhjust hakata rääkima Eesti rahva lugu. See on see väike telg, kus ma siis teen väiksemaid asju ja need paevaibad on siis selle suure telje peal. Ja siis on täpselt see 1 ruutmeeter ja see kavand on siis niimoodi 10 × 10 sentimeetrit. Ja selle kavandi mõte on ikka sellest Idamaa armastusest. Ja et ootame seda päikesetõusu, sealt kaugelt hakkab ta tulema. Ja et miks ta ei võiks siis tulla niisuguse Jaapani noormehe kujul, et tal on niisugused kuldsed silmad ja selline natuke Jaapani võitlusrätt ja niisugune profiil. Ja idast ta tuleb ja meie parema käe pool on tavaliselt ju ida, kui me loeme või vaatame kaarti, lääs, ida. Et selline tõlgendus siis. Ja mulle seda hirmsasti meeldib teha ja see on ka veel aspekt, et kellele see läheb doktor Marele. Ja kuidas ma seda järgesin pean, et mul need silmad ikkagi tuleksid niimoodi, et ta vaatab, siin on täiesti, ei ole see väga selline tihe lõim, et mul on vaja iga seda lõimeniiti täpselt vaadata, et ma saaks selle ninakaare, kulmukaare silmad ilusaks. Ja siis ma eraldan siit kavandist niisuguse sentimeetrise riba ja mul siin all on see tööjoonis
ja siis ma saan siit täpselt panna selle niimoodi, et mind need eelmised väljad ei sega. Kontrollin alati, et mul oleks niimoodi, et kui niimoodi akvarellselt seda gobeleni pinda teha, siis on vaja kindlasti täpselt need lõngasegud juppidena jätta, et katan ära ja et siin on tõesti mingisugune soe toon, siin on külm toon ja mina töötan alati täpselt kavandisse. Ma olen selle kavandi sisse pannud kogu oma niisuguse, et vaat seda ma tahan ja niimoodi ja mis ei kõlba, läheb prügikasti. Et see kavand on juba selline, millest ma siis pean täiesti kinni ja see aitab mul siis niimoodi selle täpse tulemuseni leida, mis ma siis olen mõelnud. See on üks Loola, no ma ei teagi, miks ma sellise tegin, see tundub natuke nagu pahatüdruku moodi, et noh, mingisugune visioon, et see on tehtud selle Eesti Vabariigi tulemise alguses. No teadaolevalt see oli üks väga kirju aeg, kus maailm avanes meile nii heas kui halvas ja ma isegi ei tea, miks ma mingi 200 tundi sellise vaiba sisse panin. Praegu ma vaatan seda ja mõtlen, et ei või olla, et ma sellise tegin. Aga see on selline, et ma lihtsalt, mul oli nagu niisugused figuraalseid asju ja ma tahtsin neist puhata ja mõtlesin, ma teen lihtsalt ühe niisuguse mimikri, et las tema siis niimoodi siin kulgeb ja keerutab ja panen seda värvi ja teist värvi ja Moskvast Tsaritsõna muuseumist oli välissuhete osakonna juhataja 4 kataloogiga kohal ja selles kataloogis on minu üks 30 pluss aastat tagasi tehtud vaip. Ja sellest vaibast ei olnud mul uut jälge kui üks väike mustvalge foto ja nüüd peakataloog selle aasta oma Tsaritsõna muuseumis, see on Katariina II loss, oli minu vaip rahus ja valguses. Ma olen selle üle väga õnnelik. Meie Eesti inimesed, kelle tööd siin nüüd sees on, need olid kõik täiesti niimoodi, öelda noorte keeles sillas. Et niisugune uhke ja selline lugupidav kataloog ilmus ja nüüd ma mäletan, 87. aastal ma selle vaiba tegin. See oli üks üleliiduline konkurss. Need ei olnud üldse poliitilised, need olid niisugused rahusvalgus, eks ole, mereäärsed maad ja nii me elame ja niisugused, et nad tahtsid neid hästi suuri gobelääne, et neid mööda suuri Siberi marmorpaleede galeriisid siis ringi vedada ja need telliti liiduvabariikidest ka. Ja siis veel kataloogidest, millest mul on väga suur rõõm. Neti kaudu otsis üks inglise tekstiilikunstnik ja selle eriala fänn tekstiilikaid üle ilma ja kuskil 2010 vist see ilmus ja siis olen seal sees ja see on Inglise kuninglik kirjastus andis sellise kataloogi välja. Hiinas on ta trükitud, nendel on seda kvaliteeti küll, aga väljaandmise tasud on odavamad ja selline tore töö on vist Belgias. Ja siin on siis sellised, natuke seda naiste elu, et mõni ei tohi oma nägu näidata ja mõni ei saa hästi oma eluga rahul olla, kui ta on nagu lapseootel ja kes peab nagu poolvarjus elama, et see on niisugune naiste teema, niisugune triptühon ja see on ka minu meelest vist Rootsimaal. 72 kuni 84, see on kuskil 82 niisugune suur vaip Tarbekunstimuuseumis ja selline inimene, noor ja äkki kena ka, aga aeg on läinud. Minu vald on ju nii suurepärane olnud, on andnud neid siin välja 10 aastat tagasi, see oli mul see etnoseeria ja tore seeria on veel see Riigikogu 60 Ene Ergma, kui ta oli veel parlamendi esinaine, siis andis tema minule ka võimaluse siin olla, siin on need autorid ja see vaip on meil ju väga tuttav.
selle ma kinkisin raamatukogule. Nii et see on niisugune ilus, uhke väljaanne. Aga väga tore on see meie oma Ageri kihelkonna ajalood ja kunstiteadlane Anne Untera siis selle kaasaegse kunstiblogi koostas ja siin on kõik niisugused, nagu millest ma ise nagu pean. See on Tarbekunstimuuseumis, Hoian, kaitsen. See on ka mingi 86. aasta vaip. Ja selle kinkis Lennart Meri Kreeka presidendile. Ja see on ka Tarbekunstimuuseumis, see on Tiirhanna baas. See on siin kalendris tagakaanel väikse märkena. Seda ei saanud pildistada. See fondidest kätte saamine on hästi-hästi tüdikas. Ja see on ka Tarbekunstimuuseumis ja selle vaiba nimi on Kiilike. Et siin on üks piisikene sinise-tiivaline kiil, et vaat see on selles etnoseerias ka. See, et siin raamatus olla, see on väga-väga suur õnn. Et suured vanad meistrid on siin eespool aga elu jätkub ja mõni teeb siis praegusel ajal mingisugust oma asja sinna. Ja ega neid trükiseid võib vaatama jäädagi. Neid on siin küll ja veel, aga see, et minu vald selle kalendri otsustas välja anda eelmisel aastal, kui mul oli 70. juubel, ma olin nii liigutatud. Minu teadlikum kokkusaamine Ehalillega kui kunstnikuga oli kusagil 2001. aasta paiku, kui ma läksin tööle Rapla maavalitsusse, kultuuritalitusse ja juba esimesel tööpäeval tervitas mind siin-seal maavalitsuse hoones Ehalille vaip. Ja see on kusagil sellest perioodist minu arvates, mida ta ise kutsub joonjärguks. Aga üsna peale minu tööle asumist Rapla maavalitsusse meil sai toimuma üks suurem koostööprojekt Saksamaa Kaiserslauterni piirkonnaga, kus muu hulgas sinna minnes tahtsime kaasa võtta Ehalille ja koos tema näitusega. Ja Ehalill oli kohe õnneks nõus ja valmis tegema näituse 5 värvi, milles seda vormis siis nii Saksamaa kui Eesti lipuvärvid ja naise kujudesse. Ja kui ma nägin neid vaipu, siis mul oli väga raske mitte tema töödesse ära armuda. Tal on selline eriline tunde ja siis emotsiooni väljendamise oskus ainulaadsel moel, kus sa vaatad otse kui maali, mis ometi on kootud. Tema loominguga on kuidagi nii, et ta ei võta ühtegi interjööri otseselt üle, aga ta on alati lummav. Ja need võimsad suured tööd, mis ta on ette võtnud nii loitsulillede näituse tarbeks kui nüüd pae peal näituse tarbeks, et ma arvan, et see on ainulaadne, kordumatu ja igal inimesel, kes on temaga kokku puutunud või tema töödega kokku puutunud, peaks tekkima pisuke aukartus kogu selle töömahu eest, selle hingesoojuse ja selle nii omase, nii usutava eest, mis tema töödes meile vastu peegeldub, et Ehalill on kordumatu, ta on väärtus ja meie õnn on, et ta elab siin Kohila vallas. Isegi imestavad täitsa niisugused nutikad inimesed, et kuidas, et kas sa selle soolaega ei tõmbagi kinni, et nagu kaltsuriiet tehakse. Ma isegi ei kasuta soalaadi muuks kui ainult, et see lõim jookseb sealt läbi, lõime ühtlustamiseks, et need vahekaugused on kõik ühe kaugusel. Need on niisugused, millel hakkab siis siit jooksma ja mõnikord on selle meetri laiuse peal tõesti 50 seda liblikat, hakkab valgest peale, läheb roheliseks, läheb roosaks, läheb siniseks, läheb kollaseks ja ka mustrikangaid, eks ole, et paned sinna vahele või teed seal mingit toimset või astangtoimset või trelli või ka niimoodi paned kinni, paned lõngad ja
kinni. Aga see on hoopis midagi muud, ainult näpud käivad ja on siis ka üks Kobelani kahvel, millega siis niimoodi. Siin on ju käinud akvarellipintsel ette ja taha ja tasakaalustanud seda. Ja keskaegses ülikute ringkondades oli kui niimoodi, et niisugused väga kõvad maalijad tegidki Kobelani kavandeid ja siis Kobelane tegid siis manufaktuurides siis need õppinud meistrid. Ja näiteks maalikunstnikud nagu Enn Põldroos, kes kavandas ju konkursil selle linnahalli, selle suure Kobelane pannoo, et Põldroos on ikka nii kõva maalija ja siis Jüri Arrak on teinud maale selle mingisuguste Kobelanide alla. Ja selle konkursi, kui seal linnahalli vaip võitis siis see Põldroos, mina sain seal teise koha. Et kavand on ise nii suur, koosneb nendest 10 sentimeetristest või 1 sentimeetritest väljadest, aga siin see tööjoonis, nagu näete, siin on, see ei ole küll see tööjoonis, aga vahet ei ole, siin on ruutdetsimeetrid ja ta on see täpselt selle kavandi 10-kordne suurendus, mis siis saab valmis. Ja see telg on muide minu ema telg. Vanemad kinkisid talle 38. aastal, ema on sündinud 1924 ja 38. aastal 14-aastasele neiule, siis ta läks linna sinna naiskutsekooli Kangro eriala õppima, siis kingiti siis kasepuust, üks juurumeister tegi. Ja ja nüüd mina töötan selle ema telje peal niimoodi tänuga. Aga tänase näituse süvahing on kindlasti nendes paemustritega tehtud paevaipades. Kui loodusteadlased otsivad põhjusi, siis kunstnikud otsivad tähendusi. Ja see süvatähendus selles, mis on selles paes peidus, selle toob Ehalil välja nendesse vaipadesse. Ja need on niivõrd erilised. Ma usun, et see on küllaltki ainulaadne kogu maailmas. Ühelt poolt meie paerikkus, teiselt poolt just see, et ta on nüüd kunsti toodud. Ei ole midagi rohkemat kui sügav kummardus kunstnikule kõige selle eest, mis on nüüd viidud jäädavalt kunsti. Me täname. Selline on siis see minu rõõmupank. Vaatan siin neid ja elu on ilus, teen tundega oma tööd, siis on vaja natuke silma puhata ja põlvi nõtputada, tulen vaatan neid ja siis ma tunnen ennast jälle niimoodi, et jälle start, hakkan oma asja tegema. Tere mesimumm! Nendele väga meeldib, nad on nektarijahil siin kogu aeg. Ja kui on päike paistab peale, siis on liblikad ja teine mesimumm. Nii et mesimummid armastavad minu lilleaeda. Olgu teil hea korje ja talvevarud kõik varutud. Mina olen ka midagi teie heaks teinud. Ja vaat niisugune kõrge õitsev nurgakene, minu pikkune, mõned üle minu pikkuse, aga värvirõõmu kui palju ja puhke hetk vaibatööle. Selle töö on mulle kingituseks keegi suurem ja kõrgem saatnud. Sest kui iseennast analüüsides võin ma arvata, et kui on introverte, siis mõni on ka introvert ekstra. Ja äkki mina see olen. Ja kui niisuguse ametiga käib see iseenda määratlemine kokku, siis on see ju suisa suur õnn. Kui inimene teeb sellist tööd, millest ta suurt rõõmu tunneb, ärkab hommikul üles, kas on mõtteid
või ei ole, aga need mõtted tulevad igal juhul ja kui näpud saavad lõngaseks, siis võib ikka päris õnnelik olla, et on minul koht siin päikese all ja võib-olla pakun selle tööga kellelegi rõõmu ka iseendale, võib-olla oma lähedustele, võib-olla mõnele veel. Ja see on juba suur asi.